India muinasjutt. Hirvekuningas. Kunagi elas Benarese linna naabruses asuvas metsas hirvekuningas Rohaka, kes valitses 1000-pealise karja üle. Tal oli 2 poega, Nyagrotha ja Vishaka. Kumbki sai isalt peale tema surma päranduseks 500 hirve. Benarese linna Raja, Brahmadata, armastas tihti selles metsas jahil käia ja hirvi küttida. Kuid tema toidulauale sattus vaid väike osa kütitud loomadest. Enamik põgenes haavatutena ja suri metsapadrikuis, tihnikuis, põõsastikes, kõrkepuhmastes ja bambusesaludes ning langes röövlindude saagiks. Hirvekuningas Nyagrotha ütles oma vennale Vishakale. Vishaka, me peaksime Benarese kuningale palve esitama. Sa saad tunduvalt vähem hirvi oma toidulauale, kui neid haavatutena padrikuisse põgeneb ja sureb ning röövlindude saagiks langeb. Kas oleks parem, kui sa saaksid iga päev 1 hirve, kes su kööki ise läheb, nii ei taba karja enam häda ja hukatus? Vend Vishaka kostis vastu. Nõnda tuleb tõepoolest teha. Peagi läks Raja jälle hirvi küttima. Karjajuhid nägid juba kaugelt, et Raja tuli suure hulga hästi relvastatud sõjameestega, kes kandsid mõõku, vibusid, odasid ja piike. Kartmatult ja hirmu tundmata hakkasid hirvekuningad Raja poole minema, olles valmis elu jätma. Kui nüüd Raja nägi hirvekuningaid kaugelt tulemas, andis ta oma saatjaskonnale käsu. Stopp! Pidage, mitte keegi ei tohi nendele hirvedele häda teha. Kes teab, mis lahti on, et nad sõjaristus mehi nähes ei põgene, vaid hoopis minu juurde tulevad. Sõjamehed andsid 2 poole kõrvale tõmbudes hirvedele teed. Nemad aga astusid Raja ette ja laskusid põlvili. Raja küsis hirvekuningalt. Mida te tahate öelda, mis on juhtunud? Hirved vastasid Rajale inimkeeli. Suur Raja, luba esitada palve. Meie ja veel mitusada hirve oleme siin, sinu riigis siinsamas metsas sündinud ja üles kasvanud. Meie 2 venda oleme karjajuhid ning elame siin suure Raja valdustes. Kui suure Raja linnade, alevite, maakondade ja külade hiilguseks on need inimesed, härjad, lehmad ja teised tuhanded 2- ja 4-jalgsed, siis metsade, aasade, jõgede ja ojade hiilguseks on need hirvekarjad. Nad kaunistavad sinu võimu. Kõik need tuhanded 2- ja 4-jalgsed suur Raja, kes sinu valdustes elavad, ükskõik kas külades, metsades või mägedel, on end usaldanud suure Raja kaitse alla. Ning suurel Rajal tuleb neid kõiki kaitsta. Suurel Rajal ja mitte kellelgi teisel on võim nende kõigi üle. Kui nüüd suur Raja küttima läheb, siis tabab sadu hirvi, häda ja hukatus. Sa saad tunduvalt vähem hirvi oma toidulauale, kui neid nooltest haavatutena metsatihnikutesse, jõekäärudesse, bambusesaludesse ja kõrketesse põgeneb. Seal sureb ja röövlindude saagiks langeb. Kui suur Raja armulik on, siis saadame meie karjajuhid suurele Rajale iga päev 1 hirve, kes ise sinu kööki läheb. Ühel päeval saadame hirve ühest, teisel päeval aga teisest karjast. Ning suurel Rajal ei tule lihast iialgi puudust. Hirved aga pääsevad niiviisi hädast ja hukatusest. Raja andis hirvekarjade juhtidele käsu. Kui see on teie soov, siis olgu nii. Minge julgelt ja elage hirmu tundmata. Minule aga saatke iga päev 1 hirv. Kui Raja oli neile korralduse andnud, ütles ta oma ministreile. Keegi ei tohi nendele hirvedele enam mingit kahju teha.
ning pöördus linna tagasi. Karjajuhid kutsusid oma alluvad kokku ja julgustasid neid. ärge kartke, me palusime Rajat, et ta rohkem meid ei kütiks. enam ei tee keegi teile kahju. Rajale tuleb aga iga päev saata üks hirv, ühel päeval ühest karjast, teisel päeval aga teisest karjast. Hirvekuningad lugesid mõlemas karjas olevad hirved üle ja määrasid järjekorra kindlaks ning Raja kööki läks ühel päeval hirv ühest karjast, teisel päeval teisest karjast. Ükskord aga langes Vishaka karjas kööki minemise järjekord ema hirvele, kel pidi peagi 2 poega sündima. Korrapidaja hirv ütles talle. täna on sinu kord, mine Raja kööki. Ema hirv vastas. mul sünnib peagi 2 poega, seepärast käsi kedagi teist minna. kui ma olen pojad ilmale toonud, siis lähen otse maid, muidu saaks ühe asemel 3 otsa. kui aga pojad sündinud on, siis saavad kõik edaspidi 2 päeva pikendust. Korrapidaja hirv kandis sellest karjajuhile ette ja see ütles. käsi siis minna sellel hirvel, kelle järjekord on pärast teda. tema läheb siis, kui on poeginud. Ning korrapidaja jättiski ema hirve vahele ja läks järjekorras järgmise hirve juurde ning ütles. mine sina Raja kööki. See aga vaidles vastu. täna ei ole minu kord, täna on tolle teise hirve kord, minul on veel aega. Korrapidaja hirv püüdis teisigi saata, aga keegi ei tahtnud väljaspool järjekorda minna. kõik väitsid. no ja on ju selle teise Teise hirve hirve kord, kord, muidugi jaa. mingu siis tema. Eks siis mingugi tema. Ning ema hirvele öeldi. Aulik, keegi ei taha väljaspool järjekorda minna. Nii ei lastudki ema hirve järjekorrast vabaks. Tema aga mõtles armastusest poegade vastu. kui mind tapetakse, siis hukkuvad ka nemad. Ning ta läks teise hirvekuninga juurde. Sinna jõudnud laskus ta põlvili. Teise karja juht küsis. mis siis on, Aulik, mida palud, mis on lahti? Tema vastas. täna oli tolles karjas minu kord Raja kööki minna. mul sünnib aga peagi 2 poega ja seepärast palusin ma karjajuht Vishakat. täna on minu kord minna. mul sünnib aga peagi 2 poega, seepärast saatke keegi teine. kui pojad sündinud on, siis lähen otse maid. Keda ta aga minna ei käskinud, keegi ei nõustunud minema, öeldes, täna ei ole meie kord, täna on tolle hirve kord, eks ta siis mingu. Kuna nad ei vabastanud mind järjekorrast ja ütlesid, mine täna on sinu kord, siis sooviksin, et hirvekuningas saadaks hirve oma karjast. Mina aga lähen otse maid, kui poeginud olen. Hirvekuningas lausus temale. olgu peale. Ning ta käsutas oma karja korrapidaja hirve. kelle kord on meie karjast Raja kööki minna, see saada. sellele ema hirvele annan ma aga puutumatuse. Korrapidaja läks järjekorras esimese hirve juurde ja käskis. mine Raja kööki. See aga vastas. täna ei ole meie kord. täna on Vishaka karja kord. Korrapidaja hirv seletas. Vishaka karjas langes tänane järjekord ema hirvele, kellel peagi sünnib 2 poega. Nad ei vabastanud teda järjekorrast. Kuna nad teda järjekorrast ei vabastanud, siis tuli ta meie karja juurde ja palus karjajuht Njagrothat. Karjajuht Njagrotha andis talle puutumatuse ja käskis mind, kelle kord on meie karjast minna, see saada. Kuna sinu kord on minna, siis mine. Tema aga vaidles vastu. no täna on teise karja kord. mina väljaspool järjekorda ei lähe. Kellele aga käsk ei antud. Keegi ei nõustunud minema väljaspool järjekorda, väites. täna pole ju meie kord, täna on teise karja kord. mingu nemad. Hirvekuningas ütles. lase too ema hirv vabaks. ma andsin talle puutumatuse. ma lähen ise. Ning hirvekuningas läks metsast teele ja hakkas Benarese linna poole minema. Kõik inimesed, kes teda nägid minemas, järgnesid talle. Hirv oli võrratult ilus, täpilise kehaga,
punakate sõrgadega ning imeilusate hiilgavate mustade silmadega. Suure hulga inimeste eesotsas astus Niagrota linna sisse. Kui linnaelanikud teda nägid, mõistsid nad kohe, et hirvekuningas ise on tulnud. Inimesed vaatlesid teda ja arutlesid kurvalt. Kindlasti on kogu kari hävinenud, ega muidu hirvekuningas ise poleks tulnud. Lähme Raja juurde ja palume, et ta seda hirvekuningat ei tapaks, vaid laseks vabaks. Kui ta parkides ja aedades ringi jookseb, siis pakuks ta meile silmarõõmu. Kes teda näeb, seda valdab rõõm. Linlased palusid kuninglikult troonil istuvat Rajat. Aulik Raja, kogu suur hirvekari on vist hävinenud. Kuigi keegi ei teinud neile kahju, kuigi neil oli süüa nii rohtu kui heina, kuigi neid ei tapetud, siiski on nad vist hukkunud, sest nüüd tuli hirvekuningas ise. Nii imekaunist nõtket, inimeste silmi rõõmustavat hirvekuningat ei ole kusagil mujal leida. Kui linlased lähevad parkidesse või aedadesse või lehtlatesse või lootose tiikide äärde ja näevad seda hirvekuningat, siis tunnevad nad rõõmu, et linnametsi kaunistab nii ilus loom. Olgu suur Raja armulik, lasku hirvekuningal elusana minna. Raja andis ministritele käsu. Minge ja tooge see hirvekuningas köögist siia. Ministrid läksid ja tõid hirvekuninga köögist Raja ette. Raja küsis temalt. Milles asi? Miks tulid sa ise? Kas siis pole enam ühtegi hirve, et sa ise tulema pidid? Hirvekuningas vastas. Ei, suur Raja, ei ole nii, et hirvi ei ole. Hirvi on küll ja küll. Kuid täna on teise karja kord. Seal langes järjekord ema hirvele, kellel peagi sünnib 2 poega. Temale öeldi, täna on sinu kord kööki minna. Teise karja juht on Vishaka. Ema hirv palus teda, täna on minu kord Raja kööki minna, mul sünnib aga peagi 2 poega. Seepärast ma sooviksin, et saadetaks keegi teine. Kui pojad sündinud on, siis lähen otse maid. Teised hirved aga, kellele käsk anti, ei soovinud minna ja ütlesid, täna on selle hirve kord, eks tema siis mingu ikka ise. Nii nad ei vabastanudki teda järjekorrast. Kuna nad teda järjekorrast ei vabastanud, siis tuli ta minu valdustesse ja palus mind. Teises karjas on täna minu kord minna, mul sünnib aga peagi 2 poega. Kuna nad mind ei vabastanud, siis sooviksin, et hirvekuningas annaks oma karjas kellelegi käsu Raja kööki minna. Kui mul pojad sündinud on, siis lähen otse maid. Ma andsin talle puutumatuse. Aga kui ma oma hirvi käskisin, ei nõustunud keegi väljaspool järjekorda siia tulema. Ma mõistsin, et kuna olen ema hirvele puutumatuse andnud, siis pean ise minema. Nii ma tulingi. Raja ja kõik inimesed, kes hirvekuningat kuulasid, olid hämmastunud. Kui õiglane kuningas see küll on. Ning Benarese linna Raja mõtles. Kas on see hirv elajas? Ta mõistab oma kohust ja on valmis teiste eest elust loobuma. Elajad oleme hoopis meie, kes me oma kohust ei mõista ja nii kaunitele olenditele, keda kahjustada ei tohiks, hävingut kaela toome. Ning ta ütles hirvekuningale. Ma olen rõõmus, et sina nii kaastundlik ja suuremeelne minu juures oled, kuigi hirv oled sa elukandvale olendile puutumatuse andnud. Sinu eeskujul ja sinu sõnadest õpetust võttes annan ma kõigile hirvedele puutumatuse. Tänasest peale on siin maal kõigile hirvedele kingitud puutumatus. Minge, elage julgelt ja hirmuta. Linnas käskis Raja kelli helistada ja rahvale kuulutada. Minu valdustes ei tohi keegi hirvesid küttida, sest Raja on kõigile hirvedele puutumatuse kinkinud. Muinasjuttu lugesid Krista Jürgenson ja Margus Prangel. Von Kleeni teater, märts 2020.